Edasi läheksin Eesti Energia strateegiliste valikute juurde, et loogiline jätk. Ja võib-olla kohe jätkakski nende samade siis omaniku ootustega, et mina pean tunnistama, et ma olen eluaeg töötanud eraettevõtluses, et Eesti Energia on tõepoolest küll ka äriühing, aga esimene riigi äriühing, kus minul õnnestub töötada. Ja ma pean ütlema täiesti siiralt, et omaniku ootus Eesti Energias on minu jaoks sõnastatud oluliselt paremini kui kõikides minu eelnevates töökohtades. See omaniku ootus on kokku 4 A4-l, ta on väga konkreetne, hästi struktureeritud ja ütleme, seda lugedes ei ole küll kuidagi võimalik kahtepidi mõista, mida omanik Eesti Energiast ootab. Ja kui ma niimoodi hästi lühidalt kokku võtan, siis tegelikult, ja ma olen ka Eesti Energia inimestele väga lihtsalt öelnud, et mida see omanik meist tahab, et punkt 1 on see, et me peame efektiivsemalt väärtustama põlevkivi Eesti põhilist loodusvara. Punkt 2 on see, et me peame seda tehes vähendama pidevalt keskkonna jalajälge ja punkt 3 on see, et me peame seda kõike tegema majanduslikult hästi selleks, et me suudaks Eesti riigile teenida jätkuvalt dividenditulu. Et niisama lihtne see ongi. See on muidugi natukene keerulisem ja siin on veel asju, aga siiski on see niimoodi. Ja tegelikult ongi niimoodi, et oma varasemas töös olen tihtipeale nagu mõelnud, et mõni õhtu tundub, et ma olen targem kui omanik. Ja siis ma lähen koju ja mõtlen selle üle veel 2 korda ja hommikuks ma olen välja mõelnud, tegelikult ma ei ole. Ja meid on palgatud selleks, et me viime ellu omaniku ootusi ja me peab see omaniku ootusega olema väga hea suhe, et kui me sinna ei suhestu, siis tegelikult me peaks endale nagu teise töökoha valima. Ja seda probleemi Eesti Energias meil ei ole tekkinud, et meile tundub, et omaniku ootused on väga mõistlikud ja meile tundub, et me suudame panustada, et need omaniku ootusi koju tuua. Aga siis on teine pool, jah, et paraku me töötame vastu turgusid ja tegelikult isegi kui energeetika ilmselt selle ajal, kui see elektrijaam siin ehitati, oli selline suhteliselt staatiline tegevusvaldkond, siis täna on isegi, ma olen nimetanud, see on 3 paralleelrevolutsiooni ajastu energeetikas. Ja need lihtsalt olla natuke spetsiifilisem, need revolutsioonid on siis tururevolutsioon, keskkonnarevolutsioon ja tehnoloogiarevolutsioon. Ja need kõik toimuvad samal ajal ja veel päris kiiresti. Ja kuidas sellega energeetikas hakkama saada, kus enamasti investeeringuid tehakse 2 inimpõlve peale ette, et sinna 30-40 aastat on täiesti tavane investeeringu pikkus, see on nüüd selline päris tõsine väljakutse. Kui me vaatame seda pilti, siin on näha siis Eesti elektrihinnad sellest hetkest, kui turg siis tööstustarbijatele 2010. aasta aprillis avanes ja see punane joon, mis seal all jookseb, see on siis see, mis oli selleaegne reguleeritud hind, mille kodutarbijad said elektrit osta, siis fakt on see, et sellel aastal 2015 ja see reguleeritud hind, ma olen selle järgi küsinud, et reguleeriti Eesti Energia kulude baasid 2009. aastal. See elektrihind on olnud siis 4 kuul madalam kui tegelikult viimane reguleeritud hind. Ja sellega me peame hakkama saama. Kui varasemalt reguleeritud turul oli siis nii, et elektritootja ei saanud hakkama, läks regulaatorid ja küsis raha juurde, tootis edasi, siis täna lihtsalt see, et kui me selle hinnaga toota ei suuda, siis lihtsalt Eestis elektrit ei toodeta, see on väga lihtne. Ja veel võib-olla tasub ära märkimist, et täna tuleb meil turgudest natukene rohkem juttu veel edaspidi ja meil tuleb siia, ütleme, turuspetsialist, aga turg, millel me toimetame, on siis umbes 400 teravatt-tunni suurune aastamahugas 400 teravatt-tundi Põhjamaade Balti elektriturg. Nii et see on päris suur turg, millel Eesti Energia oma 10 teravatt-tunniga on päris väike tegija. Kui me vaatame teist turgu, millel me toimetame ja kus meil järjest rohkem siis on toodangut pakkuda, see on siis õliturg. Ja me võime võtta siia siis sellise indikaatorina juurde Brendi toornafta hinna. Ja kui me näeme siin seda, et kui Erki rääkis sellest start-upindusest ja ilmselt see termin kõlas ka väga hästi 2010. aasta näiteks Eesti Energia kohta, kus investeerimisplaanid olid paljudes miljardites eurodes, siis need olid tehtud umbes selle küüru kõige kõrgema koha peal. Täna õlihinnad on sellest tasemest umbes 2 korda madalamad. Ja tegelikult jah, et ma julgen seda veel kord välja öelda, et see on väiksemat sorti ime, et Eesti Energia toodab jätkuvalt õli nende hindadega
ja me oleme turul ja me tegelikult ei tooda rahavoolist kahjumit nende hindadega. Et see on paras ime, sellepärast et paljud konventsionaalsed õlitootjad maailmas on ennast kinni pannud ja on pannud kinni mitte sellepärast, et nad ei tahaks õli toota ja müüa, vaid nad lihtsalt ei suuda turukonkurentsis toimetada nende hindadega. Siis jah, kuidas sellega hakkama saada ja kui vaadata nagu ajatelge, et kus me tuleme ja kuhu me läheme ja kuidas see strateegiline ruum või selline makroruum meie strateegiate jaoks on muutunud, siis tegelikult see vasakpoolne pilt, mida te näete, et see on nagu päris pilt, see on kuskil 80ndatest aastatest, see on Balti elektrijaam. Näete, et tootmine toimub täiega, olenemata sellest, et võib-olla see elekter ei olnudki maailma kõige odavam ja olenemata sellest, et see korstnatest tuleb selgelt tahma välja. Et keskkonnamõju oli massiivne, selle põlevkivi väärindamise efektiivsus oli tolmpõletusmeetodil alla 30% ja tähendab, rahaga probleeme ei olnud, sellepärast et see maksti igal juhul kinni. Nüüd edasi, kus me oleme siis 21. sajandil, meie uus peatselt käiku minev Auvere elektrijaam, mis on maailma kõige kaasaegsem põlevkivil töötav elektrijaam, oleme saavutanud efektiivsuse üle 40% ja ta vastab siis kõikidele keskkonnanõuetele, mis kehtivad uue aasta algusest Euroopa Liidus. Ja elektrit müüme Põhjamaade elektriturule Nord+ Spot ja müüme ainult siis, kui me suudame elektrit toota odavamalt kui see hind, mida meile parasjagu pakutakse. Ja kui me vaatame õli, siis tegelikult õli, mis ei olegi päris õli tootmine, vaid mis on tegelikult siis õli, uttegaasi ja elektri koostootmine, me oleme saavutanud põlevkivist täna efektiivsuse peaaegu 74%, see on siis üle 2 korra parem tulemus, kui seda omal ajal enamus Eesti põlevkivi elektriks põletades saavutati, siis selle toodanguga, mis sealt tuleb, ehk siis õliga, me oleme veelgi globaalsemal turul, see on maailma õliturg ja need indeksid on kõigile kättesaadavast näiteks Bloombergi lehelt ja 24 tundi nad muutuvad iga hetk ja selle turu vastu me peame hakkama saama. Ja kui me räägime põlevkivi väärindamisest ja perspektiivist, siis tegelikult see õli ja elektri koostootmine ka ütleme keskkonnajalajälje mõttes, see on natukene see Norra tegemine, et räägime, et oleme hästi puhtad ja investeerib fossiilsete kütustesse, aga tegelikult me ekspordime suure osa CO2-st koos õliga Eestist välja, ehk tegelikult meie CO2 siis energiaühiku kohta CO2 emiteerimine kordades väheneb, rääkimata siin lämmastiku, väävli ja tolmuheitmetest. See on see keskkonnarevolutsioon, natukene lahti kirjutatuna. Kui te vaatate seda ülemist poolt, mis on nüüd sellest teljest üleval, siis seal on kõik need keskkonnanõuded ja need verstapostid, mis on energeetikat otseselt puudutavad, Eesti Energiat otseselt puudutavad ja tegelikult on markeeritud siin ajast, kui Eesti otsustas Euroopa Liiduga siis astuda Euroopa Liitu. Ja tõepoolest, see on päris kirju rida. Ma arvan, et paljud teist on nende kõikide erinevate tähtsate paberitega väga hästi kursis. Ja ütlen kohe ära, et ega Euroopa kliimapoliitikat Eesti Energias mitte keegi ei vastanda. Me oleme võtnud need eesmärgid, me oleme nendest teadlikud ja pikaajaliste kliimaeesmärkidega me oleme absoluutselt joone peal ja peame endaga hakkama saama, siin ei olegi teist varianti. Nüüd see telje alumine pool on siis see, mida on selleks tehtud, et sellega hakkama saada. Siin on väga-väga palju tööd, siin on väga palju inseneriteadmist, siin on väga palju arendusi, aga võib-olla mis on veelgi olulisem on see, et siin on väga palju raha mängus. Nii et me võime kokku öelda, et selle perioodiga, et me oleks siis valmis näiteks nüüd sellest siis uue aasta algusest kehtima hakkavate uute Euroopa Liidu kliima- või emiteerimisnõuetega on investeeritud üle miljardi euro. Ja ma võin täna öelda, et me oleme selleks valmis, me oleme kõik need emissioonide piirid saavutanud ja Eesti põlevkivitööstus ei ole mitte kunagi olnud nii puhas, kui ta on täna. Ja seda võime öelda ilma häbenemata, sellepärast, et see on nagu ka ütleme mõõtmine, täna meil on enamus emissioone mõõdetakse online'is, need väärtused on näha jooksvat ajas, nii et ka see teadmine, kui palju mis tegelikult need keskkonnamõjusid tekitamine on parem kui kunagi varem. Nüüd veel, mis puudutab põlevkivi väärindamist, on siis see, et see parem väärindamine on
elektri tootmine, aga samas ka kaevandamine. Et innovatsioon on see, et kuidas me selle põlevkivi sealt maalt välja toome. Et jah, see 1,1 miljardit tonni on kasutatud, seda oli lihtsam kätte saada, järgmine 1,2 miljardit, mis on täna aktiivne varu, on küll olemas, aga tema kättesaamine on keerukam. Keskkonnanõuded on läinud palju karmimaks, kui nad olid 20 aastat tagasi ja selles kõige saamistikus me peame tagama veel majandusliku mõttekuse, sellepärast et suure raha eest saab kõike teha, aga me peame tegema nii, et me veel turule mahume. See on teostatav ja siin on nagu selline väike plokkskeem, et kuidas me seda sellega hakkama saame, et võib-olla jah, et kui sellest lähemalt rääkida, siis siin pildi peal on näha nüüd selline, ütleme, võib-olla natukene kribu, aga tegelikult energiabilansilt, et kuidas me siis tegelikult selle 74% sealt põlevkivist välja saame. Et jah, et kui varem põlevkivi põletati ja saadi ainult elektrit, siis nüüd, kui me toodame õli, siis uute protsessil saame uute gaasi ja madalsurve auru pealt veel toodame otse ka elektri ja selle uute gaasi omakorda suuname siis tagasi elektri tootmisse ja toodame sellest omakorda elektrit ja võib-olla tulevikus ka miks mitte näiteks vesinikku, siis ütleme, et sellest põlevkivist on peaaegu et kõik ära kasutatud, mis sealt nagu kasutada on. Sealt jääb küll mõningad asjad üle, nendest räägime ka kohe paar sõna. Teine asi on kaevandamine. Ma arvan, et kaevandamisest on natukene isegi põhjendamatult vähe räägitud, et kaevandamine on üks valdkond, millel on väga-väga suur mõju Eesti Energia hakkama saamisele ja tegelikult ma arvan, et ka potentsiaali mõttes on kaevandustes päris palju täna veel avastamata maad. Ja võib-olla lihtsalt, et see pilt, mida te siin näete, see on siis Eesti Energias Estonia kaevanduses järgmise aasta algusest käiku minev kamberlaava kaevandamise süsteem. Näete, et siin on päris palju tehnikat ja päris palju rauda, investeering on suur, üle 20 miljoni euro, seda on ette valmistatud päris pikalt. Aga miks me seda siis teeme? Et kui vaadata seda pilti, siis kaevurite arv on tegelikult päris lühikese ajaga Eesti Energias vähenenud 4 korda. 10 000 2500 inimese peale ja see on muljet avaldav, arvestades, et tegelikult põlevkivi kaevamaht on olnud umbes sama. Ja tundub, et tegelikult see protsess jätkub ja see ei ole mitte ainult energeetikas, aga paljudes teistes tööstusharudes, et lihtsama töö tehnika võtab üle ja siin ei ole mitte midagi teha, sellepärast, et kui me sellega ei tegeleks, siis me olekski turult läinud, et see on selline ajastu märk. Ja kui me räägime siin veel sellest, et täna on, jah, nagu on lihtne, et on Avamaa kaevandus, Narva karjäär ja Estonia Alma kaevandus ja nii on seda kaevandamist tehtud, siis on üsna kindel, et juba mõne aasta pärast tulevad sellised hübriidvariandid, tuleb näiteks combine kaevandus, kus paksema katendiga Avamaa kaevanduse piirkondades võetakse põlevkivikiht ära ja lastakse terve katendikiht nagu tükis alla, nii et peal olev turvas ja ütleme, katend jääb ümber pööramata ja puutumata ja võib-olla isegi paremal juhul jäävad puud püsti, mis seal kasvavad. See on üks, ta on odavam, aga 2 keskkonnamõju ja see, mis seal tekib, on kindlasti ühiskonnale palju paremini talutav. Nii et see valdkond areneb väga kiiresti ja tegelikult see on möödapääsmatu, et meie siis põhitooraine ehk põlevkivi tuleks konkurentsivõimelise hinnaga ja mõistliku keskkonnajalajäljega. Kui me vaatame nüüd seda, et millised on alternatiivsed siis energiaallikad, millest Eesti Energia elektrit toodab ja neid on tegelikult päris palju. Et võib-olla jällegi on sellest nagu teenimatult vähe räägitud, et fakt on see, et Eesti Energia on Eestis suuruselt teine ja isegi Baltikumis julgen öelda tuuleenergia tootja oma 111 megavatiga. Peale selle tegelikult on Eesti Energiaga suurim hüdroenergia tootja Eestis, kuigi see absoluutnumbris on kaduv väike suurus ja jääb vea piiridesse. Peale selle näete, et põlevkivigaas moodustab päris suure hulga meie primaarenergiast ja see tumeroheline seal üleval on jäätmed ehk tegelikult Iru elektrijaam, koostootmisjaam, kus siis Tallinn saab
täna päris suure osa oma soojast, aga ka elektri töötab siis Eesti olmejäätmetel 240 000 tonni, mis jämedalt on umbes pool jäätmetest, mida Eesti toodab. Ja jäätmed teatavasti on selline väga hästi taastuv energiaallikas ja tundub, et selle energiaallikaga nagu meil probleeme tulevikus ei ole. Aga viimaseks jätsin teadlikult selle biomassi, selle rohelise segmendi. Näete, et ühel hetkel oli see bilansis päris suur osa, millest elektrit toodeti. Täna on ta päris pisikene ja tegelikult Eesti Energia kasutab biomassi siis oma 2 koostootmisjaamas, et see on siis neljapäeval avame Paide koostootmisjaama, mis on pisikene, aga kaasaegne koostootmisjaam, kus Paide saab sooja ja Eesti saab elektrit. Aga samuti võib-olla jällegi vähe räägitud, aga meil on ka Lätis üks koostootmisjaam, küll Eesti piiri lähedal, Valka linnas, kus ka biomassist toodetakse sooja elektrit. Aga mis on veelgi tähelepanu-väärsem, et isegi täna, kus Eesti Energia ühtegi siis oma biomassi või taastuvenergia toetust ei saa biomassist, mida me kasutame Narva elektrijaamades, siis isegi täna me kasutame Balti jaamas biomassi turutingimustel ja toodame sellest elektrit küll natukene, aga tegelikult kasutame. Aga siia juurde julgen öelda, et Eesti Energia on täna valmis tootma 3 teravatt-tundi taastuvenergiat oma olemasolevate tootmisvahendite pealt ja seda väga konkurentsivõimeliste hindadega. Et küsimus on selles, et miks me seda ei tee. See on hea küsimus, et tegelikult me ei tee seda sellepärast, et lihtsalt seadus täna seda ei võimalda. Ja kui me räägime sellest, et tegelikult see on üks võimalus Eesti jaoks, et biomass tänases päevas on kindlasti taastuvenergiatest, taastuvallikatest energia tootmisel väga konkurentsivõimeline. Võib-olla 5 aasta pärast või 10 aasta pärast on see teistmoodi, võib-olla päiksepatareid ja päiksepaneelid on võtnud selle esikoha ära või tuulikud või midagi muud, aga täna on see niimoodi. Ja küsimus selles, et kui me liigume oma taastuvatest allikatest energia tootmise eesmärkide poole, siis miks me teeme seda kallimalt, kui me saaksime teha, siis ja veel ka näiteks biomass, mis annab Eestis väga palju tööd, on kohalik tooraine, annab tööd nendes piirkondades, kus tööpuudus on kõige suurem, annab tööd väga paljudele erinevatele ka pisikestele ettevõtjatele. See on see küsimus, mida me oleme tihtipeale küsinud ja loodame, et uues elektrituru seaduses ka see aken natukene avaneb, et vähemalt siis Eesti biomassi saab väärindada, kui mitte Eesti turule, siis ekspordiks, sest Euroopa Liit näeb ka sellised võimalusi ette, nii et 3 teravatt-tundi ehk siis pea pool Eesti elektritarbimisest on Eesti Energia võimeline juba täna taastuvenergiat tootma. Tuleme nende teemade juurde täna kindlasti tagasi ja veel pikemalt ma markeerin nad ette ära, et tegelikult elektrivõrgud ja väga palju on olnud kuulda, et hea küll, elekter on väga odav, aga need võrgud ja need võrgutasud, jah, Eesti on üks väga huvitav riik ja unikaalne Euroopa Liidus, et meil on väga hajaasustus ja see pilt läheb veel aasta-aastalt tullemaks, kus meie rolli ei ole mitte mingisugust, aga kui ma ütlen sellised numbrid, et 60% võrku Eestis teenendab 13% tarbijatest ja 4% tarbimisest. 60% ja 4% tarbimisest. Et see on nagu ilmekas fakt ja kes natukenegi numbreid ritta paneb, saab aru, et tegelikult üks osa võrku on meil väga-väga vähe koormatud, aga samas 100% Eesti elektritarbijatest omavad võrguühendust ja ligipääsu võrgule. See ei tule odavalt ja selleks, et seda väljakutset vastu võtta, selleks me peame olema nutikad, kuidas me neid võrke teeme, kuidas me võrkudesse investeerime, sellepärast, et võrguinvesteeringud on ka 2 põlvkonna pikkused ja me peame suutma väga palju asju ette näha, trende, mis siin Eestis sees seisavad, kuidas elanikkond liigub, millistesse piirkondadesse, kus tuleb elu juurde, tarbimist juurde, kus ta läheb vähemaks. See on kõik päris tõsine väljakutse. Aga täna kuuleme ka sellest, et võrku on võimalik isegi asendada tänapäeval juba kohalike elektritootmislahendustega, me jõuame need teemad läbi käia, et kindla peale me üritame olla selles tehnoloogia revolutsioonis nii-öelda kasusaajate poole peal, mitte et me seda tehnoloogia revolutsiooni kuidagi teki alla selle eest peitu poeks. Me räägime targast tarbimisest, tarbijatest saavad tootjad, meil on siin mõned elus näited täna ka saalis olemas, kutsume nad lavale ka tänase päeva jooksul,
et kuulda nende kogemust. Eestis tuleb kuskil 15-20 mikrotootjat iga kuu juurde, nende arv on täna juba hakkab 500-le lähenema. Need on päris muljet avaldavad numbrid, see ei ole päris juhuslik või mõne fanaatiku ettevõtmine, see on trend ja sellega peame kindlasti arvestama. Ja siis tarbija, see lõpptarbija, et kuidas see tehnoloogia revolutsioon tegelikult siis tarbijale kasulik on. Et meil on tegelikult veel kord, et siin taga on olemas ka selline näitlik väljapanek, et kui me siin pausid teeme ka lõuna ajal, astuge sealt kindlasti läbi, seal on kõigil võimalik oma näpuga ühte-teist katsuda ja saada täpsemat ülevaadet, aga tegelikult juba täna ma ütleks, et Eesti on oma võrgu ja targa võrguga ja kui me järgmine aasta lõpetame kauglugemise projekti ja kõikidel Eesti tarbijatel peaks olema võimalus siis tunnipõhist elektrit tarbida, see on unikaalne Euroopas. Me oleme ära teinud midagi sellist, mida tegelikult üheski Euroopa Liidu riigis ei ole. Sellest räägitakse hästi palju, aga tegelikult sellist tööstuslikul tasemel pilooti, nagu Eestis on püsti ja kuni selleni välja, et täna Eesti Energia tarbijad saavad oma mobiiltelefonist siis vaadata, et mis kell neil lapsed koju jõudsid ehk mis kell tarbimine kodus tööle läks, aga samas graafikus näevad ka seda, et palju selle tunnil maksis elekter, mida nad tarbivad. See on midagi unikaalset. Ja ma arvan, et me peame sellest julgelt rääkima, ennekõike me peame sellepärast rääkima, et tarbijad sellest teaksid ja oskaksid seda enda kasuks pöörata, aga me peame ka rääkima sellepärast, et võib-olla see on üks teine tark toode, mida Eestil on võimalik pakkuda Euroopale. Ja ma olen selles üsna kindel, sellepärast, et see kõik seisab paljudes Euroopa riikides veel ees. Ja selle viimase slaidi peal on siis mitte päris juhuslikult üks selline kaunis maastikupilt, mis ei ole päris looduslik maastik, ta on natukene kaasaidatud maastik, aga tegelikult see on suletud Aidu karjäär, millest on saanud veespordikeskus ja tegelikult meie vastutus lõpebki sellel hetkel, Eesti Energia vastutus, kui me oleme selle endise tööstusmaastikus ühiskonnale tagasi andnud ja mingi sellises kujul, et tal on tekkinud taaskasutus ja võib-olla kui me alustame kaevandust, siis me tegelikult peaks selle pildi juba ennem panema ette, et võib-olla see sama maastik saab pärast seda tööstuslikku kasutust isegi parema väljanägemise ja parema kasutuse, kui see oli ennem, nii et see on ka meie vastutus. Nii et ma tänan, see on see maailm, kus me elame, aeg on põnev, aga meie teeme oma parima, et Eesti Energia sellest huvitavast ajast võimalikult paremas positsioonis välja tuleks. Aitäh teile praegu, ja kui on kohe küsimusi, olen valmis vastama. Kas on küsimusi? Ja, palun. Tuuri Stewart, Tallinna Ülikool. Kui te võtaksite oma esimese slaidi, kas te näete, et kontekstis Eesti suurim ettevõte ja teisest küljest Eesti üldised arengud ja sotsiaalsed probleemid, et kas te näete selles, võtke oma esimene slaid, palun. See on esimene. See eelmine. See. Ja et kas te näete, et selles pingereas võiks olla mingi konflikt, et kui tuleb teha igapäevaseid otsuseid, kas see pingerida, kus ühe ettevõtte kasumlikkus on ettepoole tõstetud allpool olevatest, et kas seal võib tekkida konflikt? Aitäh. Jah, aitäh, et tegelikult see võib esmapilgul näida, et siin on mingi konflikt, aga mina arvan näiteks niimoodi, et kui me suudame jätkusuutlikult Eesti Energiat arendada natukene pikemas vaates, siis tegelikult säilib ka põlevkivitööstus, säilivad ka töökohad, nii et tegelikult konflikti ei ole. Ja see on tegelikult, need asjad moodustavad nagu ühe terviku ja me ei ole küll tuvastanud, et siin sellised väga vasturääkivad ootused oleks, sellepärast et sellisel juhul me oleks selle teema kindlasti tõstatanud. Ja ma võib-olla siia juurde markeeriks veel ära, et tegelikult siin on ka softpool nendes ootustest, mida ma siia kirjale pannud, sest ma arvasin, et see auditoorium ei ole nii väga oluline, aga ma ütleks, et minu jaoks on see üks väga põnev ootus, et kui minu leping lõpeb, siis ma pean olema oma perioodi jooksul koolitanud välja või ühesõnaga näinud vaeva, et oleks vähemalt 3 inimest Eesti Energia sees, kes suudavad Eesti Energia juhtimise üle võtta. Ja see on minu jaoks väga põnev väljakutse, ma väga tõsiselt suhtun sellesse, et seal on ka veel teistsuguseid ootusi, et jah.
ehk siis kommentaar kommentaarile, et kas nutikad lahendused ettevõttele on alati ka nutikad lahendused Eestile üldiselt? Aga miks mitte? Absoluutselt kindlasti, et ütleme nii, et isegi täna siin võib tunduda, et kui me toome mikrotootjad nagu lavale ja kuulame nende kogemust, siis ütleme niimoodi, et selle mikrotootmisjagu nad Eesti Energiat enam teenust ei osta. Aga tegelikult on siin absoluutselt sellised win-win lahendused võimalikud ja tegelikult soodustades seda arengut ja käies võib-olla natuke isegi sammukese ees selle tehnoloogia ärakasutamiseks, ma arvan, et päeva lõpuks võidavad kõik, võidavad tarbijad, võidab Eesti Energia, võidab ka Eesti riik. Et tuleme selle juurde tagasi, võib-olla seda paremini kirjeldada pärast, kui meil on see paneel, aga ma arvan, et see teema tõstatus on väga õige, et meie oleme selle niimoodi lahti mõtestanud, konflikti me ei näe siin. Tere, Kalev Kallemets MKM-ist. Et vähem kui kuu aja pärast peaks tööd alustama Rootsi ja siis Leedu vaheline 700 megavatine link. Et täna on, või viimased aastad on ja ka täna Eesti Energia teenib suhteliselt head tulu müües elektrit, ehk et siis meie toodangut meie lõunanaabritele, Läti ja Leetu. Et kui vahetu ja kohene see mõju saab olema 1. detsembrist sinu hinnangul, tõenäoliselt tuleb sellest edaspidi nagu juttu on ju, tänase päeva jooksul, aga kuidas on juhatuse esimehe vaade? Jah, aitäh, et see on nüüd see tururevolutsioon, eks, et mida ma siin ära markeerisin ja meil tuleb tõesti täna üks Põhjamaade paremaid turueksperte siia rääkima Nordpol-Spotist, et ta räägib kogu sellest pildist nagu laiemalt, aga ütleme neid asjaolusid, mida me turgudel peame arvestama, et tulevad juurde ühenduskaablid, jah, see Rootsi kaabel Leeduga, aga Poola kaabel Leeduga, tuleb juurde elektri tootmise vahendeid, tuleb tuuleenergiat hästi palju juurde, ühel päeval hakkab Olkiluoto 3. plokk Soomes tööle, mis üksinda on 1600 megavatti ehk rohkem kui Eesti tiputarbimine. Meil väga lähedal meie elektrijaamadele Sosnovyj Boris tuleb praegult umbes siin aasta lõpus, uue aasta alguses läheb käima 1200 megavatine uus Vene reaktor, paari aasta pärast teine sama suur veel juurde, aga ka pannakse üht-teist kinni. Näiteks Oskarshamnis E.ON ja Fortum tegid just otsuse siin 14. oktoobril, et pannakse 2 Oskarshamni vanemat tuumaplokki kinni. Pohjala Voima kuulutas just välja, et nad alaliselt sulgevad oma söetootmisjaamad päris suures mahus Soomes. Nii et see pilt on hästi dünaamiline. See on tõepoolest väga dünaamiline ja tegelikult see, kuidas meie professionaalselt neid sisendeid kõiki võtame, et tegelikult iga selline turuinfo, me nimetame seda turuinfoks, niipea kui ta saadaval on, läheb meie mudeldamisse sisse, me vaatame uuesti, kuidas see pilt meile paistab ja kus siis meie koht sellel turul on ja kuidas me hakkama saame, nii et jah, kõige sellega me peame arvestama, see on tõepoolest päris huvitav maailm.